Tere! Minu nimi on Eliisa ja ma alustan täna uut teemade seeriat, mis kannab pealkirja Avatud perekond. Minu kõne räägib lastest. Järgmises kõnes räägitakse abielust ning viimased 2 keskenduvad naiseks ja meheks olemise teemadele. Olen tänaseks 3 lapse ema. Mul on 2 tütart ja 1 poeg. Ma olen hariduselt kunstnik, aga praegu juhin EKP Liidus laste- ja noortetöökeskust. Ja kui ma mõtlen oma pika ja seiklusrikka elu peale tervikuna, siis kummalisel kombel on need pea 7 aastat, mil olen olnud ema, kõige õpetlikumad ja enesearengu mõttes vaieldamatult olulisimad. See on väga kummaline, et 12 aastat kooliaega, mitmed aastad reisimisi ning isegi terve stuudium ülikooli kahvatuvad selle kõrval, mida suudavad meile elu kohta õpetada lapsed. Adun, et seda kõnet kuulavad inimesed väga erinevatest taustadest. Võib-olla oled sa ise ema või isa või juba ka mitmekordne. Võib-olla lausa vana isa või vanaema. Aga võimalik, et sul pole endal lapsi. Võimalik, et sa pole veel lihtsalt nii vana, et veel laste peale mõelda. Ja võimalik, et sa pole kindel, et sa üldse lapsi tahaksid. Võib-olla on kuulajate seas neid, kes on proovinud, aga pole õnnestunud. Võib-olla oled sina kuulaja, kellel on elus olnud väga vähe lastega kokkupuuteid. Aga ma loodan, et olenemata millisest taustsüsteemist sa tuled, kõnetab sind miski minu jutus. Mina olin 24-aastane, kui sain oma esimese lapse. 100 aastat tagasi oli see tavaline vanus laste saamiseks. Võib-olla isegi hilisema poolne. Aga tänase statistika järgi saavad Eestis ja tegelikult ka enamikes Euroopa riikides naised lapsi pigem 20. lõpus. Olin oma paljude sõprade ja klassikaaslaste seas esimene, kes lapsed sai. Kui minu esimene tütar Melissa oli mõnenädalane, tuli mulle külla mu sõbrana, kes tunnistas, et ta pole mitte kunagi oma elus nii väikest last lähedalt näinud. Tal polnud endal väikseid õdesid, vendi ega sugulasi ja minu jaoks oli see tol hetkel kuidagi üllatav. Ma polnud kunagi selle varem niiviisi mõelnud, sest minu elu olid alati ümbritsenud lapsed. Minu õde sai lapsed, kui mina olin 13-aastane ja ma olin harjunud väikelaste eest hoolitsema juba noorest saati. Aga tõsi ta ju on, et meie ühiskond on liikunud niisuguse isoleerituse poole, kus paljud ei puutugi lastega kokku enne, kui ühel päeval ise või siis vähemalt nende lähedased sõbrad lapsed saavad. Aga ma kahtlustan, et see on mõjutanud meie arusaamist lastest, nende kasvatamisest ja olemusest, muutnud seda suunas, mis paneb meid lastesse suhtuma teatava ebamugavusega, võib-olla isegi väikese tõrksusega. Kui me vaatame piiblisse, loeme näiteks stseeni Markuse evangeeliumist, 10. peatükist, salmidest 13-16. Ja Jeesuse juurde toodi lapsi, et ta neid puudutaks. Ent jüngrid sõitlesid toojaid. Aga Jeesus sai seda nähes pahaseks ja ütles neile, laske lapsed minu juurde tulla, ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik. Tõesti ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna. Ja ta kaisutas neid ja õnnistas neid, pannes käed nende peale. See lühike olukord sisaldab endas nii palju põhimõttelist ja olulist. Esiteks, me saame sellest aru, kuidas tol ajal suhtuti lastesse. Lapsed ei olnud olulised ühiskonnaliikmed. Neile ei pööratud sellisel viisil tähelepanu nagu täna. Ja vanemad on kindlasti küll alati armastunud oma lapsi, ma usun, et see on nagu meile sisse ehitatud, aga lapsi pole mitte alati mõistetud, kuulatud ja tähele pandud. Nüüd, kui vanemad tahtsid tuua lapsed Jeesuse juurde, et ta neid puudutaks, et nad saaks siis hästi kasvada ja suureks sirguda, siis hakkasid jüngrid pahandama, sest neile tundus, et lapsed tulevad segama. Ja see on tunne, mis on mul tihti ka meie ühiskonnas. Kardetakse, et lapsed segavad.
segavad suurte inimeste tähtsat juttu ja tähtsaid tegemisi. Aga mida teeb Jeesus? Jeesus sai pahaseks. Kui piiblis on midagi niisugust öeldud, siis see pole mingi naljaga pooleks kirjeldus. See on Jumala enda poja päris emotsioon. Jeesus sai pahaseks. Ta ei olnud rahul sellega, kuidas jüngrid käitusid. Laske lapsed minu juurde tulla. Ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik. Jeesus õpetab selle olukorra kaudu meile nii laste olemuse kui ka Jumala riigi olemuse kohta. Esiteks ta ütleb, et Jumala riik otsib õiget südamehoiakut Jumala ees. Mitte niisugust käitumist, et ühed saavad ja teised ei saa, mis iganes alustel või tingimustel diskrimineerimine, et keegi ei või tulla Jumala juurde, on läbinisti vale. Jumala juurde on oodatud kõik. Ja teiseks ütleb ta, et lapsed mudeldavad meile just seda õiget südamehoiakut. Lapsed on alandlikud, usaldavad ja avatud. Tõesti, ma ütlen teile, kes iganes Jumala riiki vastu ei võta nagu laps, ei saa sinna. Ja see sama Matteuse evangeeliumi 18. peatükk läheb veel edasi sellise salmiga. Aga kes iganes on püüniseks kellele tahes neist pisikestest minusse uskujaist, sellel oleks parem, et talle veskikivi kaela riputataks ja ta uputataks meresügavusse. Jeesus kasutab väga tugevaid sõnu. Parem oleks surnud, kui et keegi pahandab last. Laske lapsed tulla. Jeesuse jaoks ei ole lapsed segajad. Nad on keskmes. Nii nagu võiksid olla keskmes meie pereelus ja koguduses. Igaühel meist on lastelt midagi õppida. Kunstnikuna mind pidevalt hämmastab laste loovus. Milliseid joonistusi ja meesterdusi teevad lapsed on võrreldamatu sellega, millised piirid ja ma ütleks suisa kammitsetus on meil täiskasvanutena ning kuidas lapsed on sellest täiesti vabad. Kunstnik Pablo Picasso on öelnud umbes niimoodi, et lapsena ma nägin vaeva, et õppida joonistama nagu Michelangelo ja suurena kulutasin aastaid, et suuta joonistada nagu laps. Lapsed usaldavad, imestavad, andestavad, rõõmustavad väikeste asjade üle. Täiskasvanu kaotab need omadused ja nimetab selle küpsuseks. Nii mitmeski asjas on lapsed meile suureks eeskujuks ja seda tahab Jeesus meile õpetada. Aga ma ei taha sugugi pisendada laste kasvatamise väljakutset ja seda, kui intensiivne see võib olla. Tean seda väga hästi omast käest. Lapsed vajavad suurt hoolt. Lapsed on plastilised, isegi haprad. Ja see on meie ülesanne, et see plastilisus oleks õiges suunas juhitud. See koolitab meid, et me oleksime empaatilised. Laste kasvatamisest on kirjutatud väga palju raamatuid. Veel pool sajandit tagasi õpetati vanematele, et oluline on õige tehnika, õige graafik, õige viis last rahustada. Kui doktor Spocki ajastul küsiti, et kuidas last õigesti kasvatada, siis tänapäevane käsitlus küsib, kuidas olla lapse jaoks olemas. Nii nagu kristluse keskmeks on suhe temaga, on kristliku lastekasvatuse tuumaks suhe lapsega. Üks minu lemmik kasvatusteemaline teos on Philip Mamalakise Üleskasvamine, mis käsitleb lapsevanema rolli teejuhina ja peeglina. Mamalakis kirjeldab, et lapse kasvatamine ei ole lihtsalt reeglite õpetamine, vaid ühise suhte ja armastuse kaudu kasvamine Jumala poole. Jaakobuse kirja 1. peatükis 19. salmis on selline juhis. Iga inimene olgu aga kärmas kuulema, pikaldane rääkima ja pikaldane vihastuma. Kuigi see pahatihti kipub mul endalgi hommikul lasteaeda kiirustades meelest minema, usun, et see on siiski laste kuulamise ja mõistmise seisukohalt oluline juhis. Piibel õpetab meile, et lapsed ei ole vaid meie ilmalikud järeltulijad,
me ei peaks neid vaatlema kui inimlikku pingutust ja väljakutset, vaid kui õnnistust, kui Jumala kingitust. Vaata, lapsed on päris osa issandalt. Ihusugu on tasu temalt. Päris osa issandalt. Väga võimas sõnapaar. See on midagi laia, sügavat. Ja kui me vaatame sinna veel sisse selle algkeeles, heebrea keeles päris osa kohta on kasutatud sõna nahala. Ja seda sõna kasutatakse tähenduses pärand. Tavaliselt maa-ala, mis jagatakse suguharudele, mingi osa, mis kellelegi kuulub Jumala poolt määratuna. See ei ole juhuslik omand, vaid selles on midagi, mis on antud, usaldatud. Ja sellest lähtuvalt võime olla üsna kindlad, et iga laps, kes on meile kingitud, on kingitud just meile. Jumal on imeliselt mõelnud iga lapse kinkida just sinna perre, kus on tema koht. Sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Nii ma usun, et iga laps on meile õnnistuseks, kingituseks ja äraspidisel moel ka meile õpetajaks. Nagu ma ka kõne alguses ütlesin, siis minu kogemus on, et lastel on meile nii palju õpetada nii meie enda karakteri arenguks kui ka sügavamalt Jumala riigi kohta. Matteuse evangeeliumi 18. peatükis on niisugune stseen. Sel samal tunnil astusid jüngrid Jeesuse juurde ja küsisid, kes küll on suurim taevariigis? Ja Jeesus kutsus ühe lapse, pani nende keskele seisma ja ütles, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääseda taevariiki. Kes nüüd ise ennast alandab selle lapse taoliseks, see on suurim taevariigis. Ja kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Selles lühikeses õpetuses tuleb taas välja mitu olulist põhimõtet. Esiteks, saame lastelt õppida, kuidas me peaksime ise olema usalduslikus suhtes Jumalaga. Laps ei ela enesekindlas iseseisvuses, vaid nimelt laps usaldab, sõltub suurtest inimestest ja on avatud võtma vastu. Kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ja seal see pöördumine tähendab meeleparandust, mõtteviisi muutust, mis nõuabki lapselikku vastuvõtlikkust ja usaldust. Teiseks, taevariigis kehtib maailma loogikale nagu vastupidine hierarhia. Suur ei ole see, kes on tähtis, vaid see, kes alandab ennast. See läheb kokku Jeesuse õpetusega veel laiemalt. Uue testamendi Filippi kirja 2. peatüki 5. salmist võime lugeda nii. Mõtelge iseenestest sedasama, mida Kristuses Jeesuses, kes, olles Jumala kuju, ei arvanud osaks olla Jumalaga võrdne, vaid loobus iseenese olust, võttes orja kuju, saades inimese sarnaseks ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani. Ja kolmandaks, Jeesus õpetab, et see, kuidas sa kohtled kõige väiksemaid, kõige nõrgemaid, näitab, kuidas sa kohtled Kristust ennast. Kes iganes ühe niisuguse lapse võtab vastu minu nimel, võtab vastu minu. Tulles tagasi avatud perekonnaseeria pealkirja ja peamõtteni, siis kogudusena me oleme kutsutud püüdlema perekonna ideaali poole, mida Jumal on näinud. Suuremas koguduses on tõenäoliselt koos eri põlvkonnad, imikutest raukadeni, ja enamasti on koguduses käivad inimesed puutunud kokku tõenäolisemalt rohkemate lastega kui tänapäeva keskmine inimene oma tavakeskkonnas. Kogudusse on oodatud iga inimene, iga pere ja koguduse keskkond ongi avatud perekond. Koht, kus kõigil on hea olla, kasvada, areneda ja õppida tundma Jumalat. Koguduse lastetööl on oluline roll, mis aitab lastel sellesse kasvada. Ning kui minna nüüd avatud perekonna sõnapaariga veel laiemaks, siis jõuame selle kõige viimase tuumani. Et
me kõik oleme kunagi olnud lapsed ning me jääme alatiseks Jumala lasteks. Mida see tähendab? Süüvime siinkohal natuke pikemalt Pauluse kirja roomlastele. Selle 8. peatükk algab nii. Sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Sest ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapse õiguse vaimu, kelles me hüüame Abba, isa. Seesama vaim tunnistab koos meie vaimuga, et oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Nii kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. Sest loodu ootab pikisilmi Jumala laste ilmsiks saamist. Loodu on ju allutatud kaduvusele, mitte vabatahtlikult, vaid allutaja poolt. Kuid ometi lootusega, et ka loodu ise vabastatakse kord kaduvuse orjusest Jumala laste kirkuse vabadusse. Me ju teame, et kogu loodu ägab üheskoos sünnitusvaludest tänini, ent mitte üksnes loodu, vaid needki, kellel on vaimu esmaand, ka meie ise ägame iseenestes, oodates lapse õigust, oma ihu lunastust. Sest me oleme päästetud lootuses. Ent juba nähtava lootmine ei ole lootus. Kes siis loodab seda, mida ta näeb? Kui me aga loodame seda, mida me ei näe, siis me ootame seda kannatlikult. Selles kirjas on muidugi palju, mida võiks pikemalt mõtestada. Aga minu tänase kõne kontekstis ma rõhutaksin 17. salmi. Kui me oleme aga lapsed, siis me oleme ka pärijad. Nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad. Ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse. Ma loodan, armas kuulaja, et sa oled saanud uusi mõtteid sellest kõnest. Ma soovin sulle palju lapselikku usku, loovust ja elurõõmu algavasse nädalasse.